tere, mina olen Ülle Puu ja minul sai tänaseks tehtud 21 päeva Osho dünaamilist meditatsiooni. Ma ei ole 21 päeva seda meditatsiooni varasemalt teinud, aga olen teinud teisi Osho meditatsioone. Just aktiivseid meditatsioone. Ja minu jaoks on ta alati olnud selline keeruline, raske ja mitte minu lemmik, aga mingil hetkel käis lihtsalt mingi plõks ja ma mõtlesin, nii, nüüd ma teen. Ja ma olen teinud vahepeal ka 2 eelnevat videot, kus ma tegin 7 päeva, 14 päeva ja nüüd on 21 päeva täis. Ja ma pidasin ka väikest sellist tähelepanekute, ühesõnaga ma kirjutasin paberi peale üles mingisuguseid märksõnu. Ja selle viimase 7 päeva märksõnad on sellised, et mingil hetkel, kui oli 17. päev, siis kerkis üles mingi süütunne, millest ma ei olnudki üleüldse teadlik. Ja elasin seda süütunnet välja. Ja kui peale huutamist on see külmumise ja seismise etapp, siis ma nagu füüsiliselt tundsin, et minul on puusadeni tõkkejooksuse tõke minu ees. Mõistusega sa ju tead, et teda seal tegelikult ei ole. Aga nii tugev, intensiivne tunne, et see seal ees on. Aga mina lihtsalt vaatlen. Ma vaatlen, et ta seal on, olgu. Vaatlen muid asju ka, mingil hetkel märkan, et ta vajub nagu vaikselt. Ta on vajunud iseenesest nagu madalamale ja lõpuks ta oli seal pahkluude juures. Ja kui see seismine lõppes, siis tantsuga ta kadus üldse ära, ilma et ma sinna oma tähelepanu, mõtet või mõistust oleks liigselt nagu juurde suunanud. Et ma ületasin mingisuguse tõkke. Siis 18. päeval ma plahvatuses elasin välja väga ammust aastate tagust avariid, mis oli minu sisse arvatavasti jäänud ja kuna need asjad lihtsalt juhtuvad ja mina lasen sellel juhtuda, siis see mõte ja see energia nagu läks sinna ja ma elasin seda välja ja ma lasin oma kehal seda teha. Siis 19 oli selline saamatuse ja vihatunne, et ma olen saamatu ja see on mõttetu ja mingisugused pettumused minu enda saamatusega seoses. Ühesõnaga, et mis ma siin üldse pingutan. Jah, seda ma tahtsin öelda, et mis ma siin üleüldse pingutan. Mis mõte sellel kõigel on. Ja aga selle huu ajal jälle tekkis siuke nagu võimaluste avardumine või kuidagi järjest kergemaks see huutamine läks ja hüppamine. 2 viimast mul ei ole midagi nagu huvitavat rääkida, aga nende päevade jooksul, see 21 päeva ongi vaja selleks, et saaksid ka räägin iseendast, et saaksid seest välja tulla ka need emotsioonid ja tunned, mis on sinna sügavale ära maetud. Ja 21 päeva ongi selleks, et mõistus ja ego siis ja meel ja mõtlemine annaksid lõpuks nagu need ohjad lõdvemaks. Et muidu need kogu aeg nagu kontrollivad sind. Ja siis saab tuua ruumi või tekkida ruumi uuele energiale, uuetele mõtetele, uuele ideele. See on nagu iseenda vaimses ja füüsilises kehas ruumi tekitamine. Ego ja meele lõdvestamised. Et mina ju ka kogu aeg tahan kontrolli iseenda käes hoida. Kontroll on minu käes ja mina ise kontrollin. Ja selle 21 päeva jooksul siis see kontroll läheb nagu lõdvemaks. Ja saavad tulla ka välja need asjad, mida sa tegelikult oled nagu hästi
pingsalt tagasi hoidnud. et see aeg iseenesest alguses tundub pikk. mida päevad edasi, seda rohkem see tund aega kuidagi see läheb rutem. Läheb kiiremini. ja kui tegelikult see füüsiliselt on hästi aktiivne, siis mõnel meditatsioonil seal lõpus hoopis see tants tundus hoopis raske. et aga noh, seda oli ainult 1-2 korral, et kui see tundus selline nagu raske. et siis seda enam ma panin jõudlust järgmine hommik sellesse meditatsiooni. et nii nagu ka ma eelmistes videotes olen öelnud, et ma tõusingi 6:15 kuskil sellel ajal. siis tegin näiteks 7:15 või 7:30 alustasin meditatsiooniga, tegin selle ära, pessu, sööma, tööle. et ja see annab tegelikult jõudlust päevale juurde. Mitte sellist nagu närvilist sahmimist, et sa sahvid siia-sinna 3. kohta. Mingil hetkel ma küll märkasin, et ma olen nagu hajameelne. Tegelikult see teeb nagu erksaks, aga mingid päevad olid sellised, kus ma olin nagu hajameelne. Järelikult mingisugused protsessid minu sees toimusid. See hajameelsus viimase 7 päeva jooksul oli see kadunud jälle. Et oli pigem nagu ergas tähelepanu. Ja selline rahulik planeerimine, oma plaanitule kindlaks jäämine. Vaatan, kas mul on siin. Ja et iseenesest see kõik, eriti dünaamiline, aga kõik Osho aktiivsed meditatsioonid leevendavadki ärevust. Ja füüsilises mõttes ka, et minul on ka see turi ja kael selline kipub nagu pingesse minema tööga seoses. Istun ju ikkagi laua taga. Et siis see lõdvestab selle ülakeha pingeid väga hästi. Parandab rühti. Ja unekvaliteeti. Aga just selline nagu teadlik sisemine rahu. See on oluline ja mul nende 21 päeva jooksul tuli ikkagi palju erinevaid mõtteid ka maalimisega seoses. Et mida ma maalidele peaks panema, et mul on hetkel ongi käsil 2 tellimuse maali. Aga et tulid ka siin edasi mingisugused uued ideed, uued mõtted järgmiste projektidega seoses. Et ongi see, et sa vabastad oma ruumi, et saaks midagi sinna tulla. Ja see on selline imeline tunne, kerguse tunne. Ja mina tegin oma meditatsiooni täiesti iseseisvalt, üksipäini. Spotify'st on muusika alla tõmmatud. Minul endal on ka selline väike kõlar, et ma panen siia kõlarisse. Siis on natukene nagu vaiksem või see heli, mulle just meeldib seda heli natukene kõvemini kuulata. Ja tegelikult ma teen ka iga kolmapäev peaaegu mai lõpuni nüüd see aasta, siis lähen suvepuhkusele Osho aktiivseid meditatsiooni Viljandi joogakodus 17:30 kuni 19:00 ja teen seda ka veebis ja saalis. Siis see saali toetus kandub ka veebiga edasi, sest ka ise ma olen kooli ajal, kui Eesti meditatsioonikoolis käisin, seda praktiseerinud ja see toimib väga hästi. Tulemused on väga head, sest sa oled ikkagi ühenduses nendega, kes on saalis ja see energia kandub ka sinuni. Nii et igat pidi toimib. Et kellel on omal seda sisemist sitkust, tugevust, järjepidevust, kes suudab nagu iseseisvalt seda teha. Saab seda teha iseseisvalt, kes saab kätte saalis või veebis sellised
juhtnöörid, mille järgi nagu toimida, kuidas mida teha. ja siis iseseisvalt edasi minna. või siis ongi see, et sa käidki saalis või veebis regulaarselt, sest meditatsioonid, nii nagu kõik muugi, see vajab regulaarsust. et nii nagu sa regulaarselt hingad, regulaarselt sööd, regulaarselt pead ka füüsiliselt ennast pesema, tööl käima, et raha teenida, trennis käima, et vormis hoida, muidu lihas läheb nõrgaks. et samamoodi see on sinu vaimne lihas, mis vajab treenimist, sest sa elad igapäevaselt. ja kui ei ela, oled surnud, siis ei ole enam midagi teha. et ära karda vastu võtta väljakutseid. et mina eelnevalt ei olnud selleks valmis ja ka mingisugune hirm oli ju minu sees, mis seda nagu takistas. ja see lihtsalt mingil hetkel kadus. aga ma arvan, et see on ka tänu nendele teistele Osho meditatsioonidele, sest ma olen teinud neid juba nüüd iganädalaselt 2 korda nädalas. ma mõtlesin praegust mitu kuud, eks ole, et eelmise aasta algusest kuni tänaseni, noh. ja see regulaarsus on mind viinud sellele valmidusele, sellele, et see viis mind sellele, et ma olen selleks valmis, sisemise valmiduseni. et see ei oleks ilma nende meditatsioonidega tekkinud. et isegi kui sa ei märka sellel hetkel, et midagi nagu muutus, või need muutused on nii väiksed, et sa ei pane seda nagu tähele. aga mingil hetkel käis plõks ja kui sa takkajärgi nagu analüüsid, nagu mina seda mõtlesin, et mis see siis mind ette valmistaks selleks, siis needsamad meditatsioonid mind valmistasidki selleks ette, et ma julgeksid üldse seda vastu võtta. sest see on ikkagi tund aega füüsiliselt ja vaimselt aktiivne. see muudab midagi sinu sees. sinu enda ego ja mina võivad karta ka seda muutust. äkki muutub midagi kardinaalselt, äkki mul ei jäägi see oma elu, mis seal oli. sest vahest on, inimene harjub poomisega ka ju. et alguses siputab ja pärast on rahulik. et kõigega ju inimene harjub. inimene on harjumiste vari. aga see nende meditatsioonidega seoses, isegi kui ma mõtlen, et ma ei viitsi teha või sihukest tunnet üldse ei ole, siis vahest on lihtsalt niimoodi, et nädal aega ei tee ja siis järsku reedel ja laupäev teed need 2 korda ära, onju. või laupäev ja pühapäev, kas sa nagu ihu ja vaim ja hing nagu nõuavad täiesti seda nagu. jah, järelikult on see hea. järelikult see on midagi, mis minu ihu ja vaimu toidab. kõike kaunist teile. ja kohtumiseni kas veebis või saalis Osho aktiivsetel meditatsioonidel.